Tervist kõikidele vaatajatele, siin Andres edasi videos. Mida me teeme? Me tänase videos teeme jälle Tower Defense simulaatorit, sest Martin tahtis. Ma oleksin tahtnud mingit muud mängu teha, videot täpsemalt mingist muust mängust, aga Martin ei taha. Sest me ei ole veel Tower Defense videot saanud. See on meie 3. kord proovimas. Ja see, kui ma üksi tegin Tower Defense'i, siis mul läks väga hästi. Tegelikult ei läinud, ma ei piitnud isegi bossi ära. Sa saad seda strateegiaks kutsuda, kui sa ei tee ära bossi. Ma kasutasin minigunnerit ja läksin päris cheat-taktikale. Ta on Ace-Pilot. Sina rahulikult farmime tegeleme. Martin, kas sa tahad teada, põhimõtteliselt, kui ma tulin koolist, kas sa tahad teada, mis lendas üle pea meil koolis? Mis siis? Mingi lennuk ja see lennuk nägi välja nagu pommer, no cap. See lennuk nägi välja nagu pommer. Mingi maailmasõja 2 pommer. No cap praegu. Ja ühesõnaga rappas me seda enam ei tee sellepärast, et me tahame vette koguda. Ma kahjuks ei saanud seda minigunner skin'i, mis on nii sad. Mul jäi nii vähe puudu, aga jah, eile ma ei teinud ja siis jah, eile lõppes ära kahjuks. Ja see on sad. See on suht sad. Okei, 8 farmi saab enne place'ida. Kas teil läheb natuke frontline'sil ühte krokbossi vaja? Ei ole, meil on juba üks. Ma mõtlen, sa võtsid krokbossi, sa tead, et mina võtsin ju. No, ma lähen ka krokbossi kasutama võib-olla. Tegelikult ma ei hakka krokbossi kasutama. Aga sul on reits kindel. Ja sellepärast ma näeksin, ma meeldib ka reits. Ma võis kindel, et seal video alguses, kui sa hakkasid panema gruppbosse, sa nagu unustasid ära, et sa saad ainult 4 valmis, aga okei, 4 siis. Ja ma tean. Boss! Oh no! Vaja abi seal frontline'sidel või? Ei, me saame peerli hakkama. Nii ma varsti pean farmimiselt ära tulema või? Põhimõtteliselt, jah. Järgmiseks raundiks on mul kõik wheat farmid. Sain viimase wheat farmi ja nüüd ma peaksin $2000 saama nüüd, et jep, saangi. Ja ma sulle mitte, et ma panin need gruppbossid natukene valesse kohta. Ma ütlesin, see koht on minigunnerid täis ja see koht ka. Ja mis on hea või? See koht on hea sellepärast, et siia sa saab panna nii DJ Puffy kui ka selle Commanderi siia. DJ Puffy ja Commanderi siia keskel osasse minigunnerid surroundivad ja siin see koht mingi ruut mini. Kuna me ei tegele sellega eriti hästi, ma saan meile minigunneri. Oi. Ära muretse, meil minigunner on juba. Me survive'ime selle ühe minigunneriga praegu.
Ja ma playstasin tegelikult selle Downi tankiks väga palju elusi bossilt, aga tegelikult kui ma kuulsin, et hidenid tulevad, siis mina koheselt panin minigunnerile peal 2. Kas teil sellest piisab või rohkem? Ma arvan, et meil piisab, sest midagi läbi jõuaks, meil on suuremad. Jah. Õnneks mu minigunner saab bossidega hakata easy't tegelema. Õnneks mu minigunner suudab bossidega tegeleda. Okay, more hidden approaching. Ei ole väga probleem, sest meil on minigunner olemas. Oled kindel, et üks minigunner saab tegeleda kõige selle? Ma olen kindel. Nad hakkavad natuke läbi, aga ilmselt nad ikka hakkavad oma suure range'iga. Saabki. Nad ei saanud isegi sellest cornerist mööda. Ma upgrade'in ühe Apple Farmiks ja ootan viimase ühe veebi veel. Ja siis hakkan upgrade'ima. Nii, boom. Lähen sulle vaata, mis siit tuleb. Jee! Mis siit tuleb? Jarre! Siit tuleb väike mehike koos ühe püstoliga. Ja ta tahab lihtsalt rahu, lükkut ühe kuuliga minna pumm, soovida ja siis. Mis sa panid DJ? Oh, see vend. Mida? Vaata. Vend pani DJ. Issand jumal, ta on kõik farmid. Anna me... mul ei olnud piisavalt range'i. Yes! Kord võttis ta maha. Ühe eluga on see. Mehike! Oh no. Miks meie orange'i niimoodi olema? Et me ei hakkaks liikima, ma saan igaks juhuks meile level 3 minigunneri. 2 gruppbossi selle kõrglevelile, et läks 2. Nii me ei sure võib-olla, sest meil on level 3 minigunner. Ja 2 kardi tuleb tagant poolt. See vend pani ka minigunneri level 2. Võtame rohkem asju välja, pane skip wave, me peame rohkem raha saama. Ma ei saa panna, et tema. Ma arvan, et selle wave'i lõpuks ei ole mul kõik Apple Farmid olemas. Ei ole probleemi. Sa ei vaja Commander ja ability'd kasutada. Slow boss. Okei. Ei ole vaja veel. Ma tegin mitte praegu. Kutil on juba Max DJ. Sest ta farmib äkki siin taga. Jootab. Ma panen ühe minigunni siia frontlinesidele juba. Oota, ta saab siit hittida juba. Sa peaksid Commanderi siia poole liigutama. Võib-olla. Või paneme uue Commanderi siia poole kusagil. Ei, ta ikka uleb. Ta pani enda Commanderi. Lifeguard. Ta pani enda Commanderi. Ta pani enda komandöri. Ja ta pani enda komandöri tööle. Nüüd ta komandör läks cooldownile. Ma hakkan sinna panema nii.
Flow boss saab... Meil selline tunne, et nad pahtasid selle Commanderi boost'i aja, sest ma küll ei mäleta, et nii kaua. Skip. Okei. Ta on ju Beach Commander. Ja ma tean, ta on leidnud lõpuni Battle Passi. Ta paneb ise ka nüüd minigunnerid maha. Nagu arvata on, ta kasutab ka Beach minigunnerid. Come on, Mäeselu. Mis on? Ja see roti seda viimast kohta ära. Ma teen siia ise minigunnerit armina. Meil hakkab nüüd räige palju rohkem karda tulema. Kui need tulevad. Jäppe, ma sain kõik gruppbossid level 3. Nice. Jätsin siia nurka nagu mitte midagi ei maha. Ja mingistesse nurkadesse ei mahugi. Rockbossid saavad ka natuke frontlinesidele tulla. You can place only 25 troops. Pean natuke sellima, et saada maks Rockbossid, sest Rockbossid teevad superdama. Ma teen siia poole ka ühe DJ puhted pahtid ja sinu ka selle pahtide teha. Meile tulevad nüüd paremad kardsid ka juba. Meil peaksid nüüd paremad kardsid tulema. Ja, meil tulevad shotgunnerid, tulge vaadake taha. Vaata taha. Marte, tule kõige taha. Vaata, kes nüüd tulevad. See kindlasti on shotgunnerid või nagu level 3. Level 4 täpsemalt. Ma upgrade'isin on Maxi. Kõik gruppboss tegi niimile nende kuradi mingi level 100 maximum plus boss. Üks level max minigunner. Enamus siin ringis on kõik mu need rend. Piskem buff ulatub nii kaugele. Ulatub nende minigunneriteni ka. Slow bossid surevad 3 sekundit ära. Ma tean.
mis on kiirem kui tavaliselt. Vaata, meil on Commander level 4 Commander. Level 5 DJ booth. Vaata, Guard Squad tuleb. Oota, mis asja? Mida? Vaata siia. Ega see lihtsalt tavaline pääs TDS. Jah. Tõesti. Need surevad. Oh my god, nad ei jõua isegi nende karbidele. Ja vaata, siit tuleb veel. Šokid surevad ühe kuuliga igat tüübi. Mul on $30,000, Martin. Kas sa mõtlesid military base'ide peale? Ma ei saa neid panna, mul on maks. Mul on max true place limit. Nii, see tuleb maksi upgrade'i, siis ma pean lihtsalt raha koguma. Mis asja, vaata pogonalt. See on normaalne päev TDS-is. Ma loodan, et teile meeldib. Ma arvan, et teil ka surprise vaatajad, et nii kiiresti surevad ära. Kui te just pole mingi Tower Defense võtta. Martin, kas sa unustasid enda mortari? Unustasin või? No mitte. Kas unustasin või? Korraks mulle tundus, et unustasid. Selle shell on loading. Is the Molten Titan. Ostsin ära selle ja nüüd lähen delete'in oma farmid. Kas ta activate? Loodetakse nüüd Molten Titan surnud. Ja see üles ongi probleem, nii palju inimesi. Nii palju kutte üksteise juures. Ma hakkan praegu nüüd Ma arvan, et hammis ei ole vaja. Martin, ma arvan, et hambis isegi ei ole vaja. Et lõbu pärast upgrade'ima tanki. Ma isegi ei jõudnud oma kõiki neid railgun tankideks upgrade'ida. Enne kui sina jõudsid, issand jumal, 18 setki. GG. Oota, kuidas ta saab ikka veel shell'e? Ja sulle proovi niimoodi, et see video seekord ei korrupti, mis iganes juhtus eelmise. Jah, ma proovin. Oota, mida? Eelmise videoga oli niimoodi, et sa unustasid hääle tööle panna selle kõlariga. Martin, Send of the Summer Season on broken. Mul käib see ikka veel. See on broken. Millises mõttes see on broken? See ei saa broken olla. Mul käib see ikka veel, kuigi see endis. Eile. Well, we found exploit. Aga jah, kui teile meeldis see video, likeige, subscribe'ige, kommenteerige, kas te tahaksite veel Tower Defense videoid näha. Ja jah, põhimõtteliselt... Tahan jagada teiega midagi. Mulle meeldib juust. Yes, Martin meeldib juust. Aga iga... Ja nüüd me paneme kinni. Ja nüüd me lõpetame video ennem, kui me näeme ühte midagi, mis ei ole proper. Aga igatahes, bye.